Eesti kõrval on nüüd viimaste presidendivalimiste valguses siis ka Venemaa tõusnud selle e-valimiste üheks jutumärkides eduriigiks. Kui lugeda viimasel ajal lääne meediat, siis paksult on artikleid Venemaa online hääletamisest, sellega seotud probleemidest, alates sellest, et kuskil mingid serverid jooksid maha, ei saanud hääletada. Ja üldiselt jõutakse ikkagi artiklites lääne meedias järelduseni, et need e-valimised ikkagi ei ole usaldusväärsed. Aga Eesti ajakirjandus on selle koha pealt vait nagu kulditrukkis, mitte midagi ei ole kuulda sellest. Absoluutselt teema on maha vaikitud, muidu kajastatakse kõike Venemaal toimuvat, aga e-valimistest ja nendega seotud probleemidest mitte sõnagi, ammugi, et jõutaks järelduseni nagu lääne meedias, et äkki see e-valimised ei ole ikkagi turvaline või äkki ei ole aus. Aga küsin teist asja ka, ütlesid, et ei ole valimisaktiivsust oluliselt suurendanud see e-valimiste kasutusele võtta, et kas on mõni erakond, kelle toetust on see suurendanud oluliselt, kui vaadata pikka perspektiivi või pikka tagasivaadet nii-öelda, et kas on mõni Eesti erakond saanud e-valimistest olulisel määral kasu? Aitäh! Jah, mul ei ole neid andmeid siin täpselt ees, aga nagu me kõik teame, sellest ajast alates, kui e-valimised Eestis kasutusele võeti, pole vist Reformierakond kordagi ühtesidki valimisi lõpetanud mingi vähema tulemuse kui valimisvõiduga. On nii? Et see on üsna kõnekas. See oli 2005. aastal, varsti on 20 aastat täis sellest ja edulugu jätkub. Aga ma ei ütleks, et see on Eesti või demokraatia edulugu, vaid pigem Reformierakonna edulugu. Kuigi ausalt öeldes ma ei ole kindel, et praeguse tendentsi jätkates edulugu isegi selle abivahendi kaudu väga kaua saab jätkuda, sest et reitingud räägivad küll midagi sellist, et inimestel võib hakata vaikselt kõrini saama sellest eduloost. Aga mis sellesse esimesena mainitud aspekti puutub, siis mu meelest on see päris amüsantne vaadata seda, et Venemaa valimisi kritiseeritakse nagu igast aspektist, välja arvatud siis sellest aspektist, mis puudutab e-valimisi. Ja muidugi me kõik saame aru, et miks sellest aspektist keegi seda kritiseerida ei taha. Sellepärast, et on ju ilmselge, et siin on väga selged paralleelid Eestiga. Et minu teada vist Vladimir Putin isegi andis oma hääle ilmselt iseendale selle sama e-valimiste süsteemi kaudu. Ja mäletame, kunagi oli ju selline tore karikatuur, mis Postimehes avaldati Urmas Nemvaltsi karikatuur, kus siis oli esile, et küll on kole ja paha, et ikkagi see Venemaal niimoodi demokraatia pealt rambitakse selle e-valimiste süsteemiga, mis on täiesti ebausaldusväärne, aga hea, et meie e-valimiste süsteemi vastu ühtegi neist küsimustest pole põhjendatud küsida, eks. Absurd. Selle vastu vist Reformierakond ka väga protestis, et selline karikatuur Postimehes üldse avaldati, minu meelest veebisse eemaldati isegi Postimehe poolt. Aga muidugi on see ju ilmselge, et minu enda jaoks on selline olukord äärmiselt eemale tõukav alati, kui me kritiseerime kedagi teist väga teravalt, aga samal ajal pigistame silma kinni selle suhtes, et meil endal on tegelikult väga tõsised probleemid selle sama asjaga seonduvalt. Muidugi on põhjendatud küsida, kas Venemaa valimised on ausad või ei ole. Vägagi põhjendatud küsimus, aga mitte vähem põhjendatud küsimus on see, et kas meil endal Eestis on tagatud see, et valimised oleks läbi viidud sellisel viisil, et kõik võimalikud küsimused seonduvalt nende usaldusväärsusega oleks maha võetud. Ei ole. Fakt on see, et ei ole. Ja enne kui enda koduõuel ei ole asjad korda tehtud, on ka kuidagi väga imelik minna üleüldse teisi kritiseerima. Aitäh!